Räägime kliendile raha tagastamisest. Raha tagastamine tähendab sisuliselt seda, et arve krediteeritakse ehk võetakse arve lahti F4 ja koosta krediitarve. Loomulikult võib krediteerida ka osaliselt, aga teeme alguses esimese näite, kus kogu arve krediteeritakse. Krediitarvel on siis kogused miinustega ja kui ma sellise arve kinnitan, saab ta eraldi numbri, millel on K-täht juures. Selle tulemusena liiguvad need kaubad siis ERPL-i lattu tagasi ja programm tekitab automaatselt laekumise kande krediitarvega ja miinusmärgiga arvesummas. Kui minna tagasi originaalarvele, siis ka siia tekitas programm laekumise kande krediitarvega kogu summas ja siit edasi on tegelikult kaks varianti. Esimene variant on see, kus kliendile makstaksegi raha tagasi, kuna ta seda soovib. Selle jaoks lisatakse siia siis veel üks laekumise kanne summas -55,01 ja siis selle liigiga, mis kliendile sobib, kuna maksti ülekandega, siis ilmselt ka ülekandega tagasi ja salvestatakse. Selle tulemusena tehes siin F5-ga refreshi ongi näha, et meil tekib siis ka kolmas laekumise kanne miinusmärgiga. Teine variant võib siis olla, et meil ei maksa tagasi, et ma eemaldan selle praegu. Ja kuna siin arvel on nüüd topelt laekumine, siis ma võtan selle ülekandega laekumise, aga see laekumise viis ei ole siin oluline. See võib samamoodi olla ka näiteks sulas. Ja võtan ta arvest lahti. Et võtan tema arvelahtri tühjaks ja salvestan üle. See tähendab seda, et kui nüüd kliendil on kliendipõhiselt tasumata arveid, siis me saame seda siin müük ja seosta laekumised arvetega kasutada. Teeme kiirelt ühe arve. Ma kasutan siin ees olevat arvet F4 ja võtan kopeeri praegu. Ja kui ma nüüd selle arve kinnitan, tekibki mulle arve, mis on siis võlgu, et müük ja arved all näen, et sellises summas 55,01 on siis võlgnevus üleval. Ja kui ma nüüd võtan müük ja seosta laekumised arvetega, pakub ta seda uut vaba laekumist välja ja pakub siis selle viimati lisatud arvega. Ja kui ma märgin, et seosta, siis on ka see laekumine saanud uue arvenumbri ja antud arve on siis tasutud. Samamoodi võib muidugi toimuda ka osaline krediteerimine. Ma võtan arve saatelehe lahti, mida krediteeritakse, võtan F4 ja koosta krediitarve, aga krediitarvelt eemaldan osa tooteid. Ma võin muidugi kogust ka muuta, aga praegu on siin siis selline summa.
kui ma selle krediitarve kinnitan, siis saab ta jällegi numbri, programm tekitab laekumise kande krediitarvega ja kui ma lähen tagasi vaatama seda originaalarvet, siis täpselt samamoodi tekkis siia laekumise kanne krediitarvega ja tegelikult toimitakse täpselt samamoodi, et kui kliendile makstakse raha tagasi, siis lisatakse siia laekumine summas -20, antud juhul ülekandega ja salvestatakse. Nii et siin ongi siis 3 laekumist peal. Nii on ta tasa. Aga võib siis ka olla nii, et seda summat siis ka jagatakse. Kustutan praegu selle laekumise ära ja vastavalt siis eemaldan siit selle 20 €, mis on krediitarvega tasutud. 55,01 miinus 20 on siis 35,01 ehk ma lähen seda summat redigeerima 35,01. Nüüd on täpselt samamoodi see laekumine täpselt tasa, rohkem siia ei kuulu, aga lisaks lisan siia laekumiste alla ühe uue laekumise samalt kliendilt, Haabersti maja, ja summas 20 €, sest see jäi sellest üle ja ta jääb arvega sidumata ning salvestan. Nii et tegelikult kliendil tekkis sellega siis ettemaks. Ja vaadates nüüd kliendi saldot, otsin selle kliendi üles, võtan Haabersti maja AS-i lahti, siis siin on ka näha, et kliendi saldo on 20 € ette makstud, ka saldo väljavõte näitab -20 ja selline laekumine on siis vaba ja ootab, millal klient tasub selle. Kui aga nüüd tuleb välja, et klient soovib selle raha tegelikult ikkagi tagasi saada, siis ma võtan lihtsalt müüki all laekumised, lisan siit laekumiste alt kliendipõhiselt miinussummaga laekumise, mis on siis vastava liigiga, nii kuidas tagasi makstakse, ja salvestan. Ehk ta on siis arvega sidumata ja kui ma nüüd lähen jällegi vaatama selle Haabersti maja siis saldot, et otsin siis kõik kliendid ja avan selle Haabersti maja, siis ma näen, et ta saldo on tegelikult 0. Ja samas ühtegi arvet ei ole siis tasumata. Ja lihtsalt need laekumised, millel arve on määramata, on seostamata, aga kuna ta on plussis ja miinuses, siis kokku ta annab 0.